Hakkas või? Hakkas. Pihta. Päev. Päev on läbi ju. Päev on läbi. Mitu päeva on juba läbi? Mitu päeva läbi? Millal me koju jõudsime? 16. päev oli. Me jõudsime neljapäev vastu reedet. Pärast tankimist oli reede nagu... Jah, neljapäev vastu reedet. Ja siis neljapäeval teoreetiliselt. Teoreetiliselt neljapäev. Reedel. Jah, astronoomiliselt. Ehk siis neljapäev. Elliga. Eile chillisime niisama. Astronoomia on täheteadus, astroloogia on see voodoo. Ei no, L on L, noh. Aga reede chillisime niisama kodus, magasime hambad laiali. Räigelt palav on. Ja täna on laupäev. Täna on laupäev. Siis üleeile jõudsime koju. Jah. Nüüd oleme oma rõdul. Noh, viimane päev oli selles mõttes samamoodi transiidipäev. Ööbisime Soomes kuskil nii-öelda kiirde ääres oli üks selline hästi lihtne, aga ilus majutus. Oli... Uulu linna kandis. Jaa. Natukene väljas. Natukene väljas, jah. Et oli tegelikult disainile rõhku pandud, ta oli vist isegi naise kätt nii-öelda see majutus näinud. No omanik oli Piia. No, siis järelikult on naise kätt näinud, sest et olid igasugused kunsttaimed ja nagu disainile oli rõhku pandud. Jaa, ilus oli. Ilus oli, jah. Väga palju magamisvõimalusi oli, sest et seal oli see suur voodi, kus meie magasime, mis oli räigelt mugava madratsiga. Oli väga mugav, jah. Siis oli see nari, kus all oli nagu kahene voodi üleval ühene ja siis oli keset tuba oli see volditav diivan. No, eks siis teoorias on seal 6 magamiskohta. Teoorias rohkem. 2, 4, 5, 6, 7. Noh, teoorias, kui sa oled diivanid, lähtisid ka kahekesti magada. Ja minu arust ta kirjutas, et sellel nagu diivanil oli veel kattemadrats ka kuskil voodi. No võt. Et täitsa selline, ei olnud nagu otseselt magala, aga seda oleks saanud ka kasutada magalana, sest see oli kiirte ääres. Meie jaoks ei olnud magala. Meie jaoks ei olnud, jah. Meie jaoks oli ta ikkagi selles mõttes hea ja seal oli saun, mida omanik pakkus, aga kuna ka Soomes oli 30 kraadi õhutemperatuur, siis ei olnud selline ahvatlev soov minna sauna. Mõtlesin, mida te vahite. Alumisel naabril on aken lahti. Jah. Päti on sellise näoga, et ta tahab korrus alla poole hakkas sisse minna. Pead, et ei lähe. Igatahes. Viimase päeva kokkuvõtte oli niimoodi, et me kütsime siis 600 kilti. Ehk siis 15. päev kütsime 750 kilti, teine päev kütsime 600 kilti. Kokku siis umbes 1400, natuke vähem, 1350 või mis iganes. Oskan liita. Ja minu arust nagu kõige vahvam oli ikkagi see, et me seal Stockholmis, Helsingi praami järjekorras kohtusime eestlastega, mis nagu... Jah, üle nagu reisel me ei näinud eestlasi. Ei, eestlased ei näinud, aga seal olid eestlaste paar. Nad sõidavad 2 erineval rattal. Jah, Trem ja Transalp. Ja Transalp ja uus Transalp. Ja nad on ikka rännanud kõvasti. Ja korraldab motosügist korraldustiimis. Korraldab Motosurvivalit. Kui ma ei eksi, siis minu nimi oli Raul. Jah, ise ütles, et on koolitajaga. Naise nimi Anneli. Annela. Ja no igatahes väga jutukad, väga palju matkamiskogemust, ikka kõvasti. Norras olid nad telkidega, aga 2 erineval rattal on see võimalik, väga lihtne on see 2 erineval rattal. Mõlemad rattad olid varustus täis topitud. Ehk siis, täitsa arusaadav. Nad veel ise tegid nalja ka, et sel korral olid väga priisanud ruumiga, et isegi laud oli kaasas. Ja tegelikult oli nagu näha, et nad on kogemustega. Ja rääkisime rahulikult juttu ja nad on ikka maailma näinud korralikult, isegi Venemaal käinud ja mitu korda. Ja just pigem ma sain aru, et nad ongi rohkem käinud just seal Balkani poolel. Ja, ehk siis Ukraina, Venemaa. Mina sain ka niimoodi aru, et nad nagu rohkem ei ole käinud nagu tsiviliseeritud Euroopas, mis on meie nagu pärusmaa praegu olnud, vaid on rohkem käinud sellises natukene getomase Euroopas, kus... Kuigi nad ütlesid, et nad on käinud ka Portugalis ja kus iganes mujal. Mees just oli käinud. Jaa, aga vabandust nüüd Portugalil ja Portugal on piiri peal. Portugal on nagu... No jah, lihtsalt Portugali jõudmiseks sa pead läbi oma tsiviliseeritud Euroopat. Jaa, aga nad saatsid vist rattad ette, kui ma ei eksi. Seda küll, Minu arust oli neil jah see, et nad saatsid rattad ette ja ise lendasid lennukiga peale või sinna kohale. Ehk siis see on ka võimalus, mida me võib-olla kasutame mingil Hispaania või mingil puhul, aga ma ei tea veel, ei tea. Mulle nagu see ratta rentimine on natukene vastumeelne mõte, et kellegi teise rattaga sõidan kuskil koha peal. Et võib-olla tahaks ikkagi enda rattas kuskile kohale saata, aga eks siis ole juba näha.
sest meil on see loll asi, et meil nüüd on nagu tsiviliseeritud Euroopa on enam-vähem võetud, välja arvatud Briti saared. Aga noh, see on nagu Euroopa Liit on võetud. Järgi on jäänud, ongi Briti saared, ehk siis seal on neid riike 5 äkki, palun ärge, no vahet pole, geograafia oli mulle 3 ja Balkanimaa, no aga Balkanimaa on selline kahtlane. Sõber käis, ütles, et prügi on palju ja ei tea, kas tahaks nagu sinna nagu, vaatame. Just. Ja majutuste leidmisega seal pidavad ka nii olema, et pead ikkagi leidma majutuse, mis on sisehoov, turvaline, varjatud, kaitstud. Ja seda ütlesid need ka, kellega me seal laeva peal kohtusime. Ja. Et see on nagu hästi oluline. Norras seda muret ei olnud. Meie olime muidugi ettevaatlikud. Me võib-olla kuskil videos juba rääkisime. Me vist ei rääkinud, sest et ühesõnaga siis, kui me olime seal Arctic Roadi juures, kus oli see suur sild ja tee ja värgid, siis me kohtusime sakslastega. Hästi sõbralikud sakslased olid, täpselt tegid meile ruumi, et me saaks parkida, hoidsid kohta kinni, kui nad nägid, et me tulime. Ja siis naersid ka meie üle, et me panime kiivreid kinni ratta peale, sest me ei viitsinud nendega seal kõndides, seal oli siuke tee tehtud. Kiivrite kinnitamine tähendab siis seda, et me paneme need ratta külge kuskile peegli otsa seisma ja siis me paneme kinnitustrossi läbi kiivrilõua. Ja ratta küljes on kiivri kinnituskonks, mis läheb lukuga nagu kinni. Jah, et sa tõmbad selle trossi nagu lukku. Et noh, loomulikult, kes tahab, saab selle nagu lõhki väänata, mis iganes asjadega, aga see pigem lukk on nagu nii loomale. Et selle point on lihtsalt see, et sa ei saa mööda minnes lihtsalt kiivrit kaasa haarata. Just. Ja siis sakslased ka naersid meie üle, et noh, mis te teete ja siis kui me ütlesime, et me oleme Ida-Euroopast, siis nad said aru, et okei. Noh, Kelly tõi nagu väga ekstreemse näite, et meil siin Eestis varastatakse isegi kalmistutelt nagu Hauaplatsilelt lilli. Okei, noh, võib-olla seda enam nii väga ei tehta. No ikka mingi elupuud varastatakse ikka. See on nagu päris ekstreemne näide, aga samas jah, ma olen ka enda jaoks nagu läbi mõelnud seda, et okei, võib-olla saapad veel jätad kuhugi vedelema, võib-olla natukene lohakamad, kui lähed kuskile matkama, aga kiivrita sa edasi sõita ei saa. See on võimatu. No enamikes riikides on isegi keelatud. Ei, mis mõttes, nagu kiiver on number 1 turvavarustus, mis peab olema ja võib-olla sa räägid politsei ära, aga ma arvan, et ei räägi. Ma arvan, politsei ütleb, et ei huvita, võta kuradi takso mine kuskile linna ja osta endale kiiver ja ei huvita. Ehk siis see on nagu asi, mida peab tõesti kaitsma ja enamus kohtades haarasime lihtsalt kaasa. Kohtades, kus ei viitsinud väga kiivrit käes jalutada, siis panime trossiga ratta külge, et see on nagu... Ja noh, meil on trossid nii palju pikad, et me oleme ka muud varustust tõmmanud kinni, et näiteks ongi juppe viskad üle kiivri sinna peegli peale, käisest läbi, püksid oleme ka tõmmanud niimoodi kinni. Ei, absoluutselt, selles mõttes, et... Ja seda ütlesid need see paar ütles ka. Ja, nad teavad samamoodi, et tegelikult pükste ja jakiga on selles mõttes lihtne, et kui sa paned jaki käisest läbi, jakk on nagu kiivri peale pandud läbi kiivrilõua, siis seda trossi pole isegi näha. Sest see jaki käis läheb otse sinna luku peale, tross läheb nagu sinna kinnituskohta ja seda pole isegi näha. Et ma mäletan, kui me seda palangatrippi siis me tegime samamoodi. Sest motovarustus all üldjuhul on lühikesed püksid või mingi selline... Eriti kui ongi siuke ilm, et 30 kraadi sooja ja on ikkagi vaja jalutada, siis ei viitsi nende moto... Siis on lihtsalt jah, see on motosaapad on küsimus. Aga no saapad me viskasime kasti minu eest. Jah, kui mahub jah. Jah. Et saapad me viskasime kasti ja ühe korra mis panime ka kuskil alla peitu lihtsalt. Jah, ratta alla varju ja natukene peitu. Vot. Aga see on jah selline nagu seiklusrohke motopaarikene. Neilt me kindlasti saaksime õppetunde, kutsus meid moto sügisele ka, panime kalendrisse kirja. Septembri alguses. Sel aastal on Elvas, ehk saab natuke planeerida. Ma peakski vaatama, kas seal on nagu majutust. Jaa, no see konkreetne üritus on küll telkimisega mõeldud, et seal ikkagi õhtul on platsi peal möll. Jaa, aga no vaata, seal aga on mitte selline möll nagu on treff, vaid on nagu seltskondlik möll. Jah. Et ütles, ise võrdles ka, mitte treffi maha teha, aga ütles ka, et treff on natukene selliseks sõidan ratashaagise peal koha peale. Mida väga paljud teevad. Täiesti hale. Et selle koha pealt me sellistele motomeestele ütlen, kui sul just ei ole kuradi 1930 aasta mingi unikum, vaid on mingisugune 10 aastat maksimum vana Harley Davidson ja sa sõidad sellega haagise peal, siis anna andeks, aga sa ei ole motomees. Et sa ei küündi sinna. Ja treff on joomaüritus, et seda ütles motosügis ei ole. Ja noh, kuna ma treffil nagu otseselt käinud ei ole, ma olen lihtsalt värava tagant vaadanud,
kuidas need kuradi kännis vennad lihtsalt hommikul ennast paraadile kuidagi roomates ajavad, siis ma kipun nõustuma. Et see ei ole jah selline motosügis äkki, no vaatame, kuidas see kooliaasta algus toob, et see on väga kiire aeg, see nädalavahetus, kui me just ongi kooliaasta nädalavahetus. No esimene päev on ära ja siis no sul on algab natuke varem kool, aga mul jah. ka nädala varem tegelikult, aga aktust on ikka esimesed. Ja september on juba selline kuu, kus peab natukene vaatlema seda ilmataadikaarti ka, et pole midagi teha, et kui ikka taevast nuge tuleb, siis ma ei taha sõita, pole mõtet, no. Lihtsalt pole mõtet, see ei ole nauding. Reisil olles jah, sest et reisil olles on sul kohustus jõuda sihtpunkti, kas siis mööda ilusat või mööda koledat teed, olenevalt siis mida üle alt alla sajab. Aga Eestis kodust väljudes ma vihmaga ei välju. Milleks? No jah, et lõbusõitu ei lähe tegema sellise ilmaga. No, milleks? Et ei ole nagu pointi. Aga jah. Üllatav oli see, et jõudsime Eestisse mis iganes kell 11:30, kell 12. Ja. Väljas oli mingi 20... 19. No, minul näitas seal ratas näitas rohkem. Aga seal muidugi laevas oli hästi soe, vaata. Jah, siis võib-olla tõesti. Aga noh, ütleme niimoodi, et keskööl ikkagi oli 20 kraadi. Et see on võimas. Ja aga praegu istun siin tekkis, sest ütles terve päev on olnud mingi 30 kraadi, siis 20 tundub nii jahe. Just, praegu on ka 20 kraadi väljas, tõenäoliselt võib-olla isegi natuke rohkem. 22 ütleb. No just, et see päevane 30 kraadi niimoodi harjutab ikka keha ümber, et sa on jahe õhtul. Noh, minul ei ole, ma ei ole nagu väga külmakartlik, aga ma ei ole ka sooja nautija. Korter on meil natukene kehvakene õhutusega, et toas on 30 kraadi, et see jah. No just pigem see ongi, minu arust vannitoakraad näiteks 28. Ja vannitus ongi soe. Aga pigem on see, et meil õhk ei liigu. Jah. Eks peab mingi konditsioneeriv sundvendis ja kuidagi tekitama, aga see on juba teema. Reisi koha pealt? Äratulek oli kiire. Äratulek oli nagu transiidirohke, sest Tromsost me tulime ära. Ketti sain vahetatud, öeldi nii palju, et kett on vahetatud, hammikad vajavad vahetamist, mida seal koha peal teha ei ole võimalik. Ja vaeva kuldsete kättega mehe leidsime. Ulme motoklubis oligi Tromso motoklubi, oli ka täitsa nimi oli Tromso motoklub ja Motorcycle Club ja kurat, mul ei tule ta nimi meelde. Eitar. Oota, ma kohe ütlen nime ka. Igatahes jutu jätkuks nii palju, et oli tal kett olemas. No ta sai selle kuskilt? Minu arvast oli tal riiulis olemas, aga ta lihtsalt põlus hinna välja. Okay. Kuna see kett sobib kõigele. See sobib mingile aafriklasele, see sobib tegelikult KTM-ile, see on 525 kett, mis on nagu väga universaalne. Lihtsalt lülide arv on erinev. Et osadel lülidel on 120 on komplektis, teistel on mingisugune... No see oli 124-ne või? Jaa, see oli 124-ne, ma imestan, et ta selle tahtis mulle panna, aga noh. Aga jah, nii ongi. Igatahes, vahetas ära, ütles, et kett on nüüd vahetatud, aga hammikad vajavad vahetamist ja kiiremas korras. Et muidu on uus kett perses ja vabandust väljenduse eest. Ja ei saa jätkata, sest hammikad tõmbab kett üle. Ja siis võtsime vastu otsuse, et no selge, põhja ei saa minna, sest seal ei ole linnu. See oligi, Tromso oli suht viimane linn, kus veel oleks abi saanud. Alta oli ka. No, Alta oli järgmine. Võrdlus Tromso ja Alta suuruse koha peal. Tromso on enam-vähem sama, mis on Tartu. Alta on enam-vähem sama, mis on Rakvere. Et nagu, et okei, Rakvere suuruses linnas on neid moto parandamiskohti küll, aga paljudel on asjad kõik olemas. Ja seal oli väga suur probleem sellega, et väga paljudel töökodadel ei olnud mehaanikuid. Ma ei tea, mis fenomen praegu seal Norras praegu. Ja mida ma sain ka aru igalt poolt foorumitest ja Facebookidest lugedes, Norra on suhteliselt kaubamärgihoorade maa, mis tähendab seda, et seal ongi BMW esindus või mingi BMW remontitöökoda, mis parandab ainult BMW-sid. Nii ongi, nad ei võta rohkem midagi. KTM-iga täpselt sama lugu, Kawasakiga sama lugu. Ehk siis nad ei võta midagi muud. Suzuki, konkreetselt Suzuki esindus oli kinni. Mingil põhjusel kesknädalane puhkus. Meil oli jah täpselt nendel päevadel, mis me Tromsosse jõudsime, aga okei. Ehk siis väga selline valgkindalik lähenemine, siidikindalik lähenemine.
aga no pole midagi teha ja leppisime olukorraga lihtsalt, et Nordkapp jääb mingiks muuks ajaks. Et No, meil võib-olla oli 3 päeva põhjas jäi nagu ära nüüd. Me oleksime jõudnud Altasse, Alta oli transiidipäev, sealt oleks edasi kütnud üles, mis iganes. Teisele poolsaarele. No see läänepoolne, vist Nordkappist lääne poole jääb. Siis oleks läinud kütnud ööbind, vahepeal oleks Nordkappi kütnud, siis oleks läinud altpoolt, no terve Finnmark oleks läbi sõitnud. Ja lõpuks oleks Vardo. Oli Vardo. Hamningberg oli seal üleval. Ei, ma mõtlen seda, kus oli see... Ja, aga see ongi samal poolsaarel, aga meil vaatasime majutust on Hamningberg. No igatahes jah, et see katkestas meil natukene reisi, aga no pole midagi teha. Õnneks ei olnud, ma ütlen niimoodi, Läks hästi. Läks hästi jah, et me sattusime just Tromsosse ja läks hästi, et me saime selle motoklubi vennaga kokku, sest ta tegelikult lõpuks vahetas seda ketti natukene kauem, kui ma alguses arvasin. Noh, sest et ta ei olnud ka varem seda Suzukil teinud, et ta võttis ikkagi vahepeal nagu täitsa juppi. Ta võttis ratta maha, ta võttis tagumise ratta küljest ära ja ta võttis tegelikult ka pidurisadul ära, sealt siis kukkusid omakorda piduriklotsid välja ja nii edasi. Et noh, tegelikult kui sa ammikaid ei vaheta, siis sa ei pea isegi ratast maha võtma, et sa saad... Aga noh, kuna ta ei olnud nagu tegelikult mehaanik, ta oli tegelikult meremees, kellel oli lihtsalt endal 2 ratast ja ta oli siuke entukas inimene. Ajudega inimene. Ta on ajudega inimene, kes ei ole konkreetselt mehaanikuks õppinud ega mehaanikuna töötav, vaid ta on lihtsalt ajudega inimene, kes saab aru, kuidas mehaanika töötab. Ja oma rattaid nagu putitanud. Ja tal oli seal mingisugune Suzuki mingi, mis iganes see Goldwingi laadne on. Mul ei tule meelde. Ja siis tal oli vana aafriklane, siis tal oli veel mingisugused rinkapillid. Motogutsi oli tal. Motogutsi tal oli endal, mida ta ütles, et see on täielik nuhtlus, et itaallased ruulivad täiega elektri koha pealt. Et see on... Et tunduski natukene lihtsalt see reisi lõpp selline, et kui see Lennarti visiir läks, siis kett läks. Visiir oleks nagunii läinud, vaata. Siis meil oli vahepeal see kaitsme teema, kus meil üks kaitse läks läbi ja siis lihtsalt esitabloo oli täiesti pime. Et natukene tundus, et universum pani lihtsalt käe ette, et võib-olla praegu te ei pea minema sinna Nordkappi. Nordkappiga on see loll lugu, et peale selle, et seal on majutusi keeruline leida, seal ei ole linnasid. Ja, seal ei ole poodi, seal ei ole mitte midagi. Ei, seal ei ole mitte midagi, ehk siis see on nagu suures pildis on see enam-vähem nagu tühermaa, kuhu on lihtsalt tekitatud kerged mingid turistikogunemiskohad ja nii ongi. Ja mõtlesime, et sinna ei ole mõtet väga minna, kui sul lähim linn on mingisugune 200 kilomeetrit, et peale selle, et sealt ei saa transporti kuhugi sinna lähimasse linna ja puksiiri järgi kutsuma, no siis ma oleks jäänud vaeseks. Et see ei ole seda väärt. Et mul ei ole mõtet puksiiri kutsuda, mis läheb rohkem maksma kui uus Nordkappi minemise tripp. Et see lõpuks see ei ole tasakaalus. Et siis jah, lämme kunagi hiljem. No, see on nagu... Kui jälle tuju tuleb. No 2 päeva ja me oleme põhjas. Jah. No just kui tahame teha sama hullu nagu mul vend tegi, et 1 päevaga Helsingist üles 1400 kilti raudperse, siis no 2 ma ei tea, vaatame. Aga tagasisõit oli selles mõttes natukene ekstreemne, et nii kuum oli see maantee, mida mööda me Soomes sõitsime, oli siuke, et sa vaatad otse ja sa silmapiirini näed, kuidas see tee läheb otse. Mitte ühtegi kurvi, mingi hetk Veis ütles meile, et järgmine manööber on 200 kilomeetri pärast. Et see oli nagu veits hull. Lisaks, kuna meil oli enne ka väga pikad päevad olnud, see sama ketivahetuspäev läks ikkagi 1:30 paiku, kui meil magama sain peale seda video tegemist. Ärkasime hommikul kella 7, et nagu edasi sõita. Päev enne seda oli ka olnud suht pikk sõidupäev. Et selles mõttes oli nagu veits ekstreemne. Ja nagipähe päike ühtegi varju ei ole midagi, ei ole väga vaadata ka, ei ole midagi. Kuigi esimesel päeval oli hästi palju põhjapõtru, nagu te ilmselt Reelsist nägite. Kohe piiri peal oli, Norra, Soome piiri peal oli kohe põhjapõdrad, pluss veel tanklas, ma lihtsalt võrreldes kitsedega, võib-olla ma mainisin ka seda lammastega ka, põhjapõdrad on sellised normaalsed, muhedad, lollid loomad ja ei tule tee pealt ära, pigem võib-olla isegi tulevad nagu tatsavad sul tee peale ette lausa, aga jah, nagu sellised mühakad. Ja neil oli täiesti suva, neil oli see, et see on minu tee, sina ei tule siia ütlema, et mina pean eest ära minema. Et selles mõttes oli nagu põnev, väga lahe, et me nägime need ka ära. Ja.
Ja siis, aga me jah, terve tee mõtlesime seda, et me oleme tegelikult tulnud Poolast tagasi Sopotist Rakverre ühe jutiga 1100 kilomeetrit. Meie Instagramis, aga see vist on minu isiklikkus äkki. No reaalne jah, see oli Poola ritrip. Seda vist ei olnud meil Moto Adventure Dual story'd. Aga ühesõnaga panime nagu ühe jutiga 1100 kilomeetrit, mis ei tundunud üldse nii hull, kui see esimese päeva mingi 7 sotti. Aga me ise ka nagu arutasime, et üks oli see, et oli küll tegelikult, siis oli ka palav. Ja me saime isegi mingi raksu, kas Pärnus või kuskil saime niisugust rämedat väikest. Enne Pärnut vist Läti ja seal. See oli enne Riiat isegi. Enne Riiat või? Jah, see oli Leedu-Läti vahel. Mõtlesime, et sõidame läbi, saime nagu nii suure hoovihma, millega ma ei arvestanud on see, et hoovihmaga autod tõmbavad väga aeglaseks kiiruse ja ei saanud neist mööda kütta. Ma nägin nagu pilvepiiri, ma tahtsin nagu pilvepiirini jõuda, aga autod olid ees. Sõna otseses mõttes sõitsid mingi 30-ga. Ja siis oli ikkagi, nägime, kus kõrval põllule lõi välgu nooli. Ja see oli päris lahe. See oli, üsna ekstreemne. Ei, see oli päris lahe. Aga võib-olla siis oli see, et esiteks kodu oli nagu tundus nii lähedal, nagu lähemal võib-olla. Ja need riigipiirid ka nagu aitasid kuidagi nagu vaimselt kiiremini jõuda. Sest ma mäletan, et Lätis me läksime ilma ühegi peatuseta läbi. Ja seal ei tasugi peatada. Ei, mitte Lätist, vaid Leedust. Seal ka ei tasu peatada, see on ka nagu. Ja Lätis tegime siis meid söögipeatuse ja tegelikult oligi järgmine peatus oli Pärnu. Et tundus kuidagi nagu lihtsam. Et nüüd oli nagu kuidagi raske kannil kangeks, ma ei tea, juba nii väsinud oli keha juba nagu andis alla. Aga selles mõttes seda toredam oli koju jõuda. Sõimata saada kassidelt. Pätu siiamaani karjub meie peale. Ja nagu näha, siis igal võimalikul võimalusel üritab meie lähedal olla. Olenevalt sellest, et väga palav on. Jah. Reis oli edukas, mina ütlen küll. Julgelt nägime Norra kõiki pooli. Vihma ei näinud väga hea. Aga mida me nägime ka oli udu. Udu natukene võib-olla rikkuski ära Lofoodid, aga samas oli piisavalt vaateid. Ehk siis ei olnud nagu see, et oleks kõik väga nägemata jäänud. Et see piirkond, vaata, kus oli see space, kosmoseuuringu mingisugune piirkond. Ma ei mäleta, mis. See oli peale seda Egumit. Jah, just. Ei, Egum oli hoopis vara ju. Egum oli Lofoodil kuskil alguses ju. Kuskil seal on mingisugune. Kosmoseuurimise mingisugune piirkond, seal oli muidugi hoiatus ka, et kui seal on mingisugused katsed, et siis see tee pannakse lausa kinni. Aga õnneks ei olnud neid aktiivseid hoiatusi sel hetkel. Jaa, sest mulle tundus, et seal enamikel juhtudel uuritakse pigem neid virmalisi. Ja kuidas see plasma nagu mõjutab siis seda atmosfääri. Aga seal oli udu. Ehk siis seal ei olnudki nii head vaated, võib-olla kui oleks võinud olla. Seal nägime ka lausa neid nagu udumüüre. See oli päris sünge vaatepilt. Kaamerasse see ei jää nii hästi. Ja seal oli väga lahedalt, kuidas mäe otsast nagu voolas alla udu. Ja see udumüür, nagu Kelly ütles ka väga hea lause, et sellise nagu vaatepildi peale üldse ei imesta, miks kunagi näiteks arvatigi, et maailm lõppebki seal, et see ongi maailma lõppu selline piir. Sest päriselt ka see jättis nagu sellise mulje, et sul on nagu ühe poolsaare lõpp, teise poolsaare lõpp ja seal vahel on udumüür, nagu ühendab need kaks kokku, et nagu ongi maailma lõpp, et sealt ei saa edasi minna. Ja jättiski nagu sellise efekti, muidugi kui sa sisse sõitsid, siis sa said aru, et see ongi nagu selline hajuv. Nagu udu ikka. Nagu udu ikka. Aga jah, et ta nagu jättis maismaalt vaadates sellise tunde, et maa saab lihtsalt otsa. Jah, just, et me ei ole mingi taldriku peal. Jah, mingi müür on ees. Et see taldrik 4 elevandi seljas, mis hõljub universumis suurel kilpkonnal. Jah, tegelikult nii ongi, et see. Umbes siuke tunne jäigi. Jah, maailm ei ole ümmargune. Et see oli päris hea. Mägedes jätkuvalt väga soe, nii nagu ma praegugi Trollstigeni mingeid postitusi näen, kuidas inimesed käivad seal Trollstigeni, ma ei tea, kosel või mis iganes veekogu seal, voolav veekogu seal on, seal käivad ujumas lausa, sest 30 kraadi on seal. Ma ei tea, võib-olla Norra on selline tavaline suvi. Ei tea, ma ei ole uurinud, vaata.
ei no mõnes saartel oli jahedam, saartel pidas ikkagi see paika, et sul ühel pool sellist pisike saaremäge oli 17 kraadi, teisel pool oli 24 kraadi, et nagu see kõikumine. Isegi 13 ja 24 oli kohati, kui udu oli. Noh, vaat 10 kraadi kõikumine, et see annab kehale ka tunda. Et see oli jah, nagu seal eriti oli see teema, et ei osanud nagu riidesse panna. Ja siis oli mingisugune rand, vaata see mingi hull rikas rand, seal oli nagu nii palju rahvast ja no vesi ma ei tea, kui soe oli, ma arvan, et mingisugune 20 lähedal, võib-olla vähem. Aga noh. Mis oli kõige ägedam mälestus? No, minul on jätkuvalt see üks tee. See üks tee ja ma proovisin selle üles leida, ma ei leidnud. Aga see üks tee on nagu see jääb. Sa sai kuskil descriptionisse Google Maps'i lingina? Ei, descriptionisse ei saanud. Ei saanud või? Ei saanud, jah. Sa vist ei pannud. Aga ma kuskil panin Google Maps'i. Descriptionisse läks see üks kuusade, mis oli enne talis nibat. Aga see ei olnud see. See ei olnud kohe üldse see, see oli asfalttee. Aga kas ma äkki kuskil ma panin pildiga, nagu mingi pinniga? Võib-olla see oli nagu üks väga korralik asfalttee. Nagu ikka tõeliselt korralik. Et siis äkki oli see koht, kus ma panin nagu keset see oli minu jaoks nagu selline tipphetk, kus ma sain nagu päriselt tunda sellist kurvilist korralikku asfaltteed. Ja siis olid vaated. Ja vaated oli sellised, vaatad vasakule, vaatad paremale, sa oled mägede vahel, sul on nagu nii selline tunne, et kurat, noh, mis vanasti oli. Et nagu... Mulle väga meeldis ikka need loomad, keda me nägime. Ja hull palju nägime. Ja. Ma Euroopa reisil ka lehvitsin, mis kõikidele lehmadele, kes tee peale jäid. Ja mulle väga meeldisid need lehmad, kes meie seal akna taga olid. Seal selles kämpas, mis iganes oli. Ja hullult kolistas. Nagu nii lähedal. Ja siis see väike lehm mul karjus. Jah, võtsis oma empsi. Need olid lahedad, no vaatad ka muidugi olid ilusad. Et võib julgelt öelda niimoodi, Lofoodil oli hästi palju turiste ja seda on kohe näha, et need turistid tulidki sinna koha peale, et nad ei rännanud läbi Norra. No seal oligi see, et sinna Bodosse sai lennata ja ilmselt nad lendasidki, võtsid sealt kuskilt siis, või osad lendasid Tromsosse. No mõnel poolt läheneb, jah. Ja olidki rendiautod võetud ja tuldud saarele. Ja, et kui sa reisidki autoga või siis kämperi või millega iganes, millel katus on peal, siis sa ei näegi seda. Mootorrattaga sa näed ulme palju. Ehk siis, kui sa sõidadki mootorrattaga need siinikruute järjest läbi, siis sa naudidki kogu seda Norra mäge ja noh, ütleme nii, et võib-olla jalgratas on nagu järgmine samm, aga jalgrattaga tekib see füüsiline ebamugavus, et sa pead ühest kohast teise jõudmiseks hästi palju väntama ja sa liigud aeglaselt, tsikliga vaata, sa liigud ikkagi normaalselt kiiruslikult. Et see on täielik nauding. Et autofännid seda kindlasti ei tunne. Autoga kindlasti, kui sa lähed neid põhiteid pidi, siis sa ei näe nii palju, sest et sa oled enamus aega kuskil tunnelis. Jah, sa oled tunnelis ja tõenäoliselt istud sa mingisuguse kämperi taga kogu aeg. Siis sa oled kogu aeg kinni, autol sa tõenäoliselt istud nii palju madalamal, sa ei näe sealt läbi, sa ei näe sealt üle, et noh, omad miinused. Et mootorrattaga on jälle see pluss. Mootorratta miinus on see, et sa oled tundlikum ilmastiku tingimustele, küll on soe, küll on külm, vihma võib tulla, udu on suhteliselt jahe, kuum, kõik asjad, et see on... Kas sa tahad seda ka öelda, mis me tagasi tulles tegime? Mis me tagasi tulles tegime? Nüüd või? Homme on pühapäev. Nüüd ma olen juba tükk aega uurinud hullult palju, võiks öelda juba 10 tunde vaadanud videoid, hästi palju kaalunud. Silmapiiril on, reedel käisime sõitmas ka, proovisõitu selline tore ratas nimega Voge DS. Sa vist mingi päeva rääkisid ka sellest kuskil videos? Voge DS 900X, mis on hästi sarnane BMW 900 või 850-le. Mootor vist on isegi sama, nad toodavadki BMW mootorit. Ja varustusaste on selle hinna koha pealt parim, mis üldse kusagiltki maailmas võimalik on. Ma räägin natuke tehnilist poolt. Mootorrattal on selline tore asi nagu võtmevaba käivitus, ehk siis võti on sul kuskil taskus. See on isegi tänapäeva autodel suhteliselt haruldane, et sa teed uksed lahti, ei pea kuskilt mingi nuppe ja midagi vajutama, vajutad lihtsalt nuppu ja starterit on kõik läheb ratas käima. Teine lisa, mis on matkaratastel ei ole nii sage, aga juba on hakanud tekkima, on selline asi nagu quick shifter. Ehk siis, kui sa muidu vajutad siduri alla, vahetad käiku, lased siduri lahti, siis sellele on niimoodi, et sa sidurit alla vajutama ei pea käigu vahetamiseks, lihtsalt vahetad
nagu vajutad lihtsalt siduri või selle käiguvahetushooba alla või ülesse ja siis ta vahetab käiku. Muud lisad, noh, rutskasoojendus, istmesoojendus nagu selline luksus, mida ei ole ühelgi rattal, välja arvatud 30 000-stel BMW-del, võib-olla sellel aafriklasel on ka sisse ehitatud pardakaamera, mis näitab nagu eest, ma ei tea, on see mingi fancy asi, noh, mis iganes. Siis on kõik mingid tuled, viled, kukkumisrauad, kõik asjad, kõik on nagu sisse juba külge pandud. Ja mis seal veel pluss võiks olla? Mingid pimenurga andurid, sõidurežiimid, see on juba täitsa standard Android auto sisse ehitatud, ehk siis ei pea nagu otseselt telefoni. Noh, telefoni navigeerimis ma panen nagunii, sest Osmand ei toeta Android autot. Aga mingid lihtsamad Waze'i navigeerimised saab otse panna, ei pea nagu telefonist vaatama. Nii, ja miks sa seda kõike räägid? Miks ma seda kõike räägin, sest ostutehing on tehtud, esmaspäeval saab kätte. Ühesõnaga, meie Zuzu asendub uue rattaga, kelle nimeks saab mõtle midagi välja. Zusul me ei pandki tegelikult nime ametlikult. Ei, ratastel ma ei ole pannud nime, autoril on. Aga kuna me seda sotsiaalmeediat teeme, siis ma olen puudustunud küll, nii et võib-olla peaks panema. Noh, nüüd sa saad sellele Vogele saad panna, et see on nagu selline kergelt Hiina bränd, et sa pead midagi nagu välja mõtlema. Aga jah, V-Strom on väga hea ratas, nagu tõeliselt hea ratas, aga lihtsalt soovin natukene rohkemat. Sellel Vogel on 21-tolline esiratas ja turvalises kontrollitud keskkonnas, mis ei ole avalikult liiklusel avatud, proovisin ka 150 km tunnis ja kiirust ja on stabiilne. Ehk siis ei... Ja V-Strom väga ei kannatanud selles mõttes, V-Strom ei kannatanud. 130... Euroopas me olime ikkagi kiirteedel, kus ei olnud ametlikku kiirust. Ja, aga 130 oli maksimum, ja seal ikkagi üle ei saa, sest et nii nagu vastikus läheb see juba. Püsikiirushoidja. Asendamatult mugav asi. Asendamatult mugav, ehk siis kui sa püsikiirushoidja paned peale mingisugune 90 või mis iganes kiiruse peale, vahepeal teed möödasõite, pidurdamisi, mis iganes asju, vajutad taasta nuppu ja läheb uuesti samal kiirusel. Asendamatult mugav. Transiidipäevadel nagu võimas lisa. Ehk siis esmaspäeval vaatame, esmaspäeval me tahame lausa sellist lollust veel teha, et me saame ratta kätte, tõstame numbrimärgi ka veel ümber, et jääks ikkagi see meherumaluse KI75 ehk siis kits. Ja siis teeme 1000 kilomeetrise Eesti tripi. 2 päevaga. Mingi ringikese. 2,5. No 2,5 päevaga. Mingi kerge ringikene. Siis on 1000 kilomeetri hooldus. Ja siis lähme Palangale. Äkki. Kui ilm lubab. Kui ilm lubab, lähme Palangale. Kütame kuskilt Lõuna-Eesti kaudu ja Läti-Leetu ja Palanga. Ja siis on juba nagu selline viimane seiklus. Ja siis peab juba tööle minna. No või siis vaatame mingi kabriotrippi veel, meil on 1 nädal veel, aga siis on juba tegelikult see Sammi kontsert. Ja siis on juba see... Ei, see on 15-16. Hip-hop festival. On 15-16. Õigus, see oli natuke hiljem. Ja, ehk siis, need on ka veel. Ühesõnaga vaatame, mis saab. Esmaspäeval saame kätte. Ja siis postitame edasi. Selle mõttes oli positiivne, et YouTube'i videos ikkagi vaadati küll vähe, aga kõik, kes vaatasid, olid väga positiivsed. No Reel'e vaadatakse rohkem, et kui Instagram on kõige populaarsem, number 2 võib öelda, et on mingisugune X või TikTok, ma ei tea, kes seal kuradi X-is vaatab neid. Ma ka ei tea. Mingid boomerid. Ise ei kasuta X-i. Boomerid. Ja YouTube'i Reel'e vaadatakse ka ikka, kordades rohkem kui videod. Aga video on vaata eesti keeles. Ikka 100 korda rohkem. Video on eesti keeles. Ja meil ikkagi tee peal ka mõned ütlesid, et täiega tahaks vaadata, aga kui te eesti keeles teete, et see nagu pole pointi vaata. Ja. Aga... Tumedaks on kõik läinud. Ja me oleme natukene udus praegu ja siin nagu viimansus. Pole hull. Kiki ja Rainu vaatasid iga õhtu, nii et shout out neile. Lepitame teile ka kuskilt pimelusest. Isabel ja Lauren ütlesid, et meil on ülilahedad videod, sest enne reisi nad ütlesid, kui me teeme igavaid videosi, siis nad ei vaata. Aga nad vaatasid kõik ära. Nii et järelikult olid head. Järelikult. Aga kui me nüüd teeme trippi, siis YouTube'i me teha ei vitsi.
võib-olla kokkuvõtva sellise video. jah, aga igapäevaselt mitte. Riile ma ei tea, kas teeme, aga postitusi kindlasti paneme. no sellega ongi nüüd see lugu, et kuna see on uus ratas ja seal ei ole seda nii-öelda GPS-i, seda toru mount'i, mis mul V-Stromil ka, nüüd ma ostsin selle juurde, et kindlasti Vogele ma ostan ka selle, aga kuna see läheb Hiinamaalt, see võtab aega, siis ma pean vaatama, kuhu ma kaamera saan kinnitada. Võib-olla ajutiselt saan kaamera kinnitada peegli külge kuidagi. No lihtsalt peegel liigub, on ju. Peegel liigub, lenks liigub. Mul ongi see, et ma tahan, et ta oleks kõik nagu selle klaasi või siis display nagu juures, mis ei liigu. Jah, ühesõnaga midagi kindlasti postitame. Kindlasti mitte nii palju story'sid, kindlasti teeme Instagrami ja need lähevad Facebooki ka. Jah. Ja nii ongi. Ehk siis, kes iganes tahab Norrat natukene avastada mootorratta seljas, siis kindlasti vaadake. Ja kes tahab võib-olla mingeid muid nagu telkimisvideoid vaadata, siis neid on kõvasti rohkem. Et selliseid nagu meie tegime, selliseid väga palju ei ole. Ja. Et selliseid matkaid on rohkem. Avastasime ja, et me oleme natukene nagu huvitava profiiliga rändajad. Me just selle sama paariga seal Helsingi laevas ka arutasime, et me ise nagu, kuidas ma olen sinna nende kontode kirjeldusse pannud, on see, et me oleme reisientusiastid, kes lihtsalt reisivad mootorrattal. Me ei nimeta ennast nagu, me ei identifitseeri ennast motomatkajatena, sest me nagu ei matka. Ja matkamine minu jaoks tähendab telkimine. Et me pigem nagu reisime, aga meil ei ole ka nagu kultuurreisid, et me läheks kuskile koha peale ja siis käiks muuseumeid ja nagu, kuigi Euroopas ilmselgelt me käisime selliseid kohti ka, kus olidki, ma ei tea, Saksamaal need mingid sõjaaegsed kohad ja mingid suukesed asjad, et nagu seda ajalugu veits, aga see ei ole nagu, meil on pigem see, et me tahaks nagu rattaga läbi sõita, näha, võib-olla paar pilti teha, natukene lugeda ja edasi sõita. Et me ei tahaks nagu minna koha peale ja olla mingi 3 tundi kuskil muuseumis. Meil ongi see, et kui me broneerime mingile tegevusele tund või kauem, siis see peab olema ikka selline nagu unts koht. See peab olema ikka väga-väga hea. No või siis see ongi nagu lühem reis või nagu mitte nii kaugele, sest Poola reisil, kui me käisime, siis me käisime hästi palju selliseid kohti. Jaa, aga Poola reisi koha pealt kommentaariks nii palju, et Poola reis ei korraldanud teekonda ega seda kõike meie ja see ei olnud meie stiil. Seda küll, et me oleks võib-olla teinud nagu mõned üksikud asjad nendest. Et Auschwitzis kindlasti käimine, kui sa juba Poolas oled, siis see nagu väärib seda ühte päeva. Ja, muidugi väärib, jah. Ja just see full tuur, mis me tegelikult võtsime, aga see oligi minu ostetud ka kusjuures. Ja, see oli see pikem tuur. Ja see oli see pikem tuur, kus käidi mõlemas selles laagris. Nii Auschwitzis kui Birkenaus mõlemas, jah. Ja siis, kus me veel käisime? Seal mäe otsas käisime. Ja, Zakopanel, jah. Aga see oli ka siuke õhtune tegevus. Ja, see oli ka õhtune tegevus, et jõuad kui sihtkohta ja... Aga meie stiil on rohkem jah see, et me väldime suuri teid, ehk siis me ei sõida transiiti iga päev, ma lausa jälestan seda, kuidas peaks kütma nagu mingisugust suurt teed. Ma ei näe sellel pointi, et miks ma pean mootorrattaga sõitma punktist A punkti B. See ei ole mootorrattastiil, see mootorrattastiil on ikkagi teekond, mitte sihtkoht. Ja seda oli Norra puhul nagu väga hästi näha seda erinevust. Sul oli peaaegu igal teel oli võimalus lõigata läbi punktist A punkti B, mingid tunnelid, hunnik tunneleid. Sa hoiad kokku kilomeetrid, sa hoiad kokku tunde, aga see nauding, see teekonna nauding täiesti null. See on võimalik. Ehk siis meil pigem ongi see teekonna nautimine seal juures ja siis nagu kõik need muud asjad sinna kõrvale. Et ilmselgelt, kui me Euroopas käisime, siis me käisime Pisatorni juures ja Vatikanis. Ja, ikka turisti. Et me tegime neid asju ka, sest et me ei lähe sinna nii pea tagasi, et nagu neid asju teha. Pluss me tegime nagu erinevates piirkondades selliseid turisti asju, et see vajab nagu tervet reisi. Aga selles mõttes nüüd me nagu ei teinud üldse seda ja tegelikult oli tore. Oli hea vaheldus, ütlen lihtsalt niimoodi, et lõpuks hakkas kõik kokku sulama. Norra sulas kokku. Kohanimed ja kõik. Ja kohanimed ja lõpuks oligi, et ma olen seda mäge juba näinud. Tegelikult ei ole ju, sest see mäge oli kuskil 500 kilti eemal. Aga see lihtsalt oli väga sarnane lõpuks. Aga jah, just, et need samad Soome laeva peal Raul ja Anne. Minu arust olid Annela, ei olnud Anneli. Ma eksin tõenäoliselt, Raul oli küll, aga nad ütlesid ka, et see konkreetne stiil, mis meil ongi nagu selline hübriid vahepealne.
et me ei ööbi telgis, me ööbime kämpades, aga me ei ööbi hotellides. Ja Me hoiame linnadest eemale, me ei sõida suurt transiiti mööda, me ikkagi nagu rändamise mõttes kruus ei heiduta meid. Et kui tee peale jääb kruus, ilmselgelt ma ei otsi seda kruusa, sest et Norras ja Rootsis ja igal pool on need hästi kivised tetiteed. Neid ma ei ole mõtet. Lisaks kruus ikkagi täis lastis rattal on natuke. No valus on, see on nagu rattal on nii valus, kuidas need kohvrid ja kõik asjad seal peal hüppavad ja see ei ole nauditav. Ehk siis, kui tuleb kruusatee, siis tuleb. Noh, ma ütlen, ta Sniiba juures oli kruusatee, no mis seal ikka, no siis sõidan kruusateed. Et ümber me ei pööra? Ei, ümber me ei pööra, jah. Issand, väga pimedaks läheb. Ja, läheb. Ok, kuule, rohkem siit ei ole midagi teha, meid on ainult kuulda. Ühesõnaga, näeme järgmiste seiklustega. Ja, lehvitamist on näha. Lehvitamist on näha. Oh. Nice, thumbs up ja kõne. Nii. Hakkas pihta? Hakkas, jah. Nice. Jinx. Jinx on õige. Oota, nüüd on mingi uus asi. Mingi, ei tea, mingi kollane auto. Aha. Ma ei tea, mingi asi oli. Ja siis pidi ütlema lukus. Lukus, selge. Aga ühesõnaga, mida iganes. Oi. See vist ei toiminud väga hästi. Maailm läks viltu. Selge. Siis peab ikkagi lukku päeva. Vaata, mingi hull tudun on. Vaata korra, kas seal on see täitsa udu vahel või? Jaa. Võidu, kuidas selle lahendada saab? Kannatakse sirutada? Hästi korra hüppan rattalt maha. Toi. 84.